vähem kui ööpäev tagasi käisime korraks maakodus ja tegelikult issand kõnetas. Ma mõtlen, et see on nii tore, kui sõna ütleb ka, et kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi. Ma tahaks seda väikest midagi teiega täna jagada, sest issand väga selgelt kõnetas. Me tegime seal erinevaid töid ja kui ma olin omad asjad lõpetanud, siis ma sain oma kätte ka korraks oksakäärid. Lõikasime seal natukene õunapuid ja me oleme seda kevadet ikka teinud. Ja siis, kui ma küsisin ka abikaasalt nõu, et kuule, kuidas selle oksaga ja mismoodi sellega nüüd ja sealt poolt punga ja siit poolt punga ja ma sain tarkust ja siis ma julgesin lõigata nagu kindlamini. Ja kui ma siis sedasi seal lõikasin, mul tuli nagu korraga meelde see, te teate, Johannes räägib oma evangeeliumis neid Jeesuse sõnu, kus Jeesus ütleb, et kallid, et mina olen tõeline viinapuu. Teie olete oksad ja minu isa, meie taevane isa, tema on aednik. Ja me teame, et tema on väga hea aednik. Ja Jeesus jätkab seal, ütleb, et iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, isa teeb nii. Ta lõikab selle ära. Ma vaatasin neid vesipõsusid seal eile ja teate, kes on õunapuude lõikamisega tegelenud? Need vesipõsud on üks igavesti tüütud ja mõttetud asjad seal. Nad lähevad nii padrikuks, teevad selle õunapuu ja koledaks teevad ja nad on, ütleme, otseselt välja mõttetud. Nad ei kanna vilja, nad röövivad seda vilja kandvast jämedast oksast, röövivad jõudu ära lihtsalt, sest nad vajavad ka mahla. Nad on mõttetud. Täiesti mõttetud oksad. Ja nendega tuleb tegeleda ja iga kevad selleks, et see oks, mis kannab vilja, kannab rohkem. Ja pärast õhtul, kui me kodu sõitsime, uuesti läksid mõtted nagu selle sama Jeesuse nende mõtete juurde. Ta räägib nüüd oma õpilastele, oma järgijatele neid sõnu. Mitte kellelegi seal turu peal. Ta räägib seda mulle, räägib seda sulle. Ja ma räägin seda täna lihtsalt selleks, et ma isiklikult kogen, et minu elus on praegu üsna selgelt see aeg, kus tegelikult see aeg võiks olla meie elus nagu, ütleme, jätkuvalt. Ja ma kogen, et isa tahab puhastada. Ta tahab ära lõigata neid asju, mis röövivad liigselt meie aega, meie energiat, millest ei ole meile tegelikult kasu. Ja kui ma nüüd päris aus olen, siis ega meie lihale see ei meeldi. Meie lihalikule loomusele see üldse ei meeldi, sest et Jumal tegeleb seal nende asjadega, nende teemadega, mis on kuidagi valusad. Need on üsna valusad kohati. Ja me nagu ei tahaks nagu väga, et Jumal, et kas kuidagi teisiti ei saa, kas see karikas nagu kuidagi teistmoodi äkki ei saa. No ei saa. Ja kui ma seal tagasi teel niimoodi mõtlesin ja ma korraga nagu üsna selgelt tajusin, et päris mitmete meie seas siin, meie elus on Jumal toimetamas ühte sellist switch, kuidas, mingi ümberlülitumine. Mingit sellist ümberlülitamise asja on Jumal toimetamas. Ja see ei ole nii, et sa lähed arvuti juurde ja teed selle restart nupu ja mõni minut ja kõik on uus, kõik on puhas. See paraku ei käi meie juures niimoodi, vähemalt minu juures see küll ei käi niimoodi. Ma kogen väga selgelt, Jumal tegeleb mingite samm haaval mingite asjadega. Ja nagu ma ütlesin, see ei ole mugav, see ei ole meeldiv, aga kui me päriselt tahame vilja kanda, siis me peame olema alandlikud Jumala ees. Ütleme, et issand, okei. Sina tahad selle asjaga tegeleda, sa oled sõrme pannud sellele asjale, anna mulle jõudu, anna mulle armu. Ma tahan saada puhtaks, ma tahan kanda rohkem vilja sinule. See on see, mida ma teile kõigile täna väga soovin, et kui sa koged, et Jumal on seda mingit restarti sinu elus tahtmas teha, siis ole väga kannatlik. Palu endale kannatlikkust, sest tema teeb seda ainult ühe hea eesmärgiga, et sa kannaksid rohkem vilja. Amen.